Daamid ja härrad, isa tuli koju. Teie ees on Isto%. Hiljem. Lugupeetud külalised, armsad sõbrad, kallid striimijad ja head vaatajad. Mul on suur au ja rõõm tervitada teid kõiki täna õhtul meie teisel parimast parima galal. Täna koguneme, et tunnustada neid, kes on oma pühendumuse ja andega striimimise maailmas silma paistnud ning toonud valdkonda uusi tuuli ja värsket energiat. See on õhtu, kus anname au parimatele, kelle panus on olnud hindamatu. Täname siiralt Lasita puhkemaja meeskonda, et nad on meid täna õhtul lahkesti vastu võtnud ning aidanud luua sooja ja piduliku õhkkonna. Samuti tänan teid kõiki, et olete leidnud aega ja tulnud meiega seda erilist hetke jagama. Täna õhtul anname tunnustust ja tähistame meie valdkonna saavutusi ning seda kõike teie abiga. Aitäh, et olete osa sellest erilisest hetkest. Samuti tahaksin tänada suurepärast DJ Heikit, kelle esitus on tõeliselt meeleolu tõstnud ja õhtule erilise sära andnud. Õhtu jooksul kuuleme veel säravaid esitusi DJ Heiki poolt, mis kindlasti lisavad õhtule veelgi rohkem elevust ja naudingut. Aasta parim strateegiamängu striimer nominendid on Kattel. Oh my god, nägid sul 3 pabli praegu, nägitame. Kelloks. Kodil. Alustame tänast õhtust esimese kategooriaga, milleks on siis parim strateegiamängu striimer. Strateegiamängud nõuavad teravat mõistust ja oskust vaatajaid kaasata. Esimesena anname au neile, kes oma strateegiliste oskustega striimimises silma on paistnud. Ja võitjaks on Kelloks! No nii, suur aitäh, aasta strateegiamängu striimer. Surin 20 korda rohkem kui kille sain. Aga suur aitäh teile kõigile ja muidugi mulle, sellepärast, et mina surin kõige rohkem. Aitäh teile! Järgmiseks kategooriaks on siis parim laskmisstriimer. Laskmismängud nõuavad täpsust, kiirust ja erakordset reageerimisvõimet. Järgmisena anname au striimijaile, kes oma oskuste ja mängu väljakutsete kaudu on meid kõiki põnevalt kaasa haaranud. Aasta parim laskmismängu striimer nominendid on HS, Mõislik, Nägi viis oli see praegu. Rops, We played 4 games against cheaters. Ja võitjaks on uskumatu Rops! Just join what's happening. So here's the thing. We played 4 games against
cheaters today. This is the 4th game. There's 2 guys. Kahjuks ei saa ta täna meiega olla, kuna peremees tähistab hetkel tõenäoliselt Katowice'i võitu. Palju õnne talle ja loodame, et mõnel järgneval üritusel saab ta meiega siiski liituda. Natuke peabki piinlik olema. Järgmiseks kategooriaks on parim rallimängu striimer. Rallimängud on täis adrenaliini, kiirust, täpsust, kus iga liigutus võib olla määrav. Järgmisena anname au striimijaile, kes on suutnud tuua sellisele põnevale valdkonnale oma ainulaadse stiili ja meisterlikkuse. Aasta parim rallimängu striimer. Nominendid on Legendrix, Risto Kapet, Võiks see 5 sekundise vea teha, siis saaks teada. Kelloks, Mida see vend teeb? Miks ta oma tooli otsas tõrnib? Ja võitjaks on Legendrix! No nii, sõbragased, aitäh teile selle meeldiva auhinna eest, minu välja teeninud olen. Eks need rallimängud mu südames ole ja ega ma seda üksinda nagu otseselt võitnud ei ole, et siin on ikkagi väga palju ka minu tiimikaaslastel rolli, et nad minu poolt hääletasid ja et eks see karikas ikka on see meie kõigi, mitte ainult minu. Aga suured tänud ja paneme edasi. Aitäh teile! 5, 4, 3, 2, 1, go. Slide left, 50, crest, 150. 4 right, tightens, 50. Slide left to the crest, 100. 3 left, tightens, half long, 230. 6 left of the crest, don't cut, 40, then 5 right, very long, past junction. Into small crest, 80, 5 right, don't cut, 60, small crest, to 5 right, 250. 5 right of the crest, 60, 4 left, tightens, 100. Slide right to the crest, 40, 6 left. Ma ütlen ausalt, see kõige pikem klipp, mida ma oma elus vaadanud olen. Aga siiski, järgmiseks kategooriaks on parim rollimängu striimer. Rollimängud pakuvad sügavat immersiooni, kus iga valik ja otsus viivad loo edasi. Aeg on anda au neile, kes oma rollimängudega on suutelised looma unustamatuid hetki ja viima oma vaatajad tõeliselt põnevatesse maailmatesse. Aasta parim rollimängu striimer. Nominendid on Kelloks, Stever, First person'il on nii palju lihtsam nagu autot. Karls, Kui 21 trikkasi, sul on läbi ju. Ja võitjaks on Kelloks. Mitte üldse öelda, et seda oli ka oodata, aga siin ei saa tänamata jääda kõik Eesti rollimängu serverid ja siin ei saa jääda tänamata kõik, kes minuga seda RP-d tegid, sellepärast et üksinda sa ei tee RP-d, sa teed kõikide nendega, kellega sa koos mängid. Ja aitäh mu fännidele ja aitäh ka Istos tiimile, et sellele siin, mis siin on, striimile ja igastahes. Ma ei oleks uskunud. Aitäh!
No nii, järgmiseks kategooriaks on parim Just Chatting striimer. Just Chatting on kategooria, kus striimijad loovad tõelisi ühendusi oma vaatajatega. Olles avatud, ausad ja kaasavad. Nüüd anname au neile, kes suudavad oma vestlustega meeleolu luua ja tuua inimestele rõõmu igasugustes igapäevastes teemades. Aasta parim Just Chatting Streamer nominendid on Stotter, Einar Kuusk, Chill guy. Kas me saame lihtsalt kõik olla chill guy? Narkomeik, Mu sisu on prügi. Ma olen prügi. Ja võitjaks on... Loen õigesti ikka või? Einar Kuusk! See on nagu Oscar, see on mu esimene Oscar. Mida vittu, ma ei oodanud seda tegelikult. Aitäh. Ja ma tegelikult nagu tahaks teada, kelle Škoda see seal väljas oli, vaata, kus me parkisime, sest et ma tagurdasin laivi, ma tegin striimi ka, IRL striimi tegelikult, mitte Just Chattingut. Ja ma tagurdasin sisse kellelegi, mingile valgele Škodale. Päriselt, ma ei tee nälja. 2 korda isegi tegelikult. Vist küll, jah. Et kelle auto, et pärast räägime, palun, et läbi, et ma loodan, et sul... On või? See, mis kõige ees, vaata, siia poole, maja poole on. Valge vist oli. Et ma loodan, et sul on kasko. Mul ei ole. Okei, aga mis ma siin ikka lobisen, eks ole? Aitäh teile. Tahaks tänada oma ema, tahaks tänada oma isa, keda mul ei ole, kes mind maha jättis, kui ma väike olin. Ja tahaks tänada Isto%. Ja teda ka enam ei ole. Aitäh teile. Tervist, rahvas! Mina olen Isto%. Einar ei saanud kahjuks tulla galale ning samuti ei saanud ta teha videot teile, sest tal lihtsalt pole teie jaoks aega. Aga minul on, teie paps on siin, et anda üle auhind Einarile. Eesti parimast parim Just Chatting livestream auhind. Palju õnne, Einar, palju õnne. Kivikotti ja tulge livestreami. Sinnitame mu kaagi, me tõmbame kõik käima, lihtsalt laske, lihtsalt andke mulle natukene aega. Andke mulle natukene lihtsalt hingamisruumi ja natuke aega, ma ei jõua kõike, mul on ADHD ja ma olin haige ja lihtsalt chill, olge chill guide, lihtsalt oleme kõik, palun siin lihtsalt chill guide. Kas me saame lihtsalt kõik olla chill guide? Niimoodi, käed taskus niimoodi. Kas me saame kõik lihtsalt siuksed olla? Lihtsalt siin streamis. Lisan juurde, et miks Einaril oli 2 videot, oli seetõttu, et ta otsustas siiski viimasel hetkel, et ta on tulemas. Et lihtsalt seda ei õnnestunud viimasel hetkel enam välja lõigata. Et noh, ma ikkagi soovisin, et teda näidataks natuke vähem, aga noh, ta sai siis topelt seekord. Aga nüüd teeme väikese pausi auhindade jagamisest ning kutsume lavale tagasi ülekande algusest tuntuks saanud Mepi, kes paneb siis väikse mänguga nominendid natukene proovile. A few moments later. No nii, härrased ja preilid. Jätkame parimast parima galaga ja järgmine kategooria on parim IRL striimija. IRL striimimine toob esile need, kes jagavad oma igapäevaelu toimetusi ja hetki otse oma vaatajatega. Järgmisena anname au striimijatele, kelle siirus, loovus ja isikupära on loonud tõelisi ühendusi nende kogukonnas ja meie kõigi kogukonnas. Aasta parim IRL striimer nominendid on Stever, 2,2, Einar Kuusk, ma annan sulle lasagne vastu treidime. Härrased, rahu. Ja võitjaks on
Kama! No aga palun. Ei no hullumeelne, eks ma siis luban, et ma järgmine aasta striimin 12 korda, iga kuu 1 kord. Ma luban teile, kallis Eesti rahvas, ülejäänud inimesed, kõik, kes... Mida sa mölised? Aga tegelikult IRL striimid mulle alati meeldivad. Kõik, kes on kaasa elanud, kõik, kes on toetanud, ülilahe. Vahepeal võib-olla teeme veidi rohkem YouTube'is, siis jälle Twitch'is. Aga kui see auhind tuli, no eks siis sunnitakse rohkem tegema. Einar Kuusk ja Stever ka, väga lahedad inimesed. Muidugi on. Et aplaus kõigile ja suured tänud teile tegelikult. Aus tähendab palju. Very good, it's very good, right? Oh, nii on hea. Jäta nii, täpselt. It's good. Ja tule püsti. Nii ütle, nii on väga hea. Everything is finished, it's good. No. Tõuse püsti, ütled väga hea. Look at my head! My head! It's gone, mate. It's gone. Come on, man! I'm bold. I'm going to wedding tomorrow, dude. In Poland it's quite popular, but, you know, just keep it tight. Oh my God. Where am I guy bold? It's crazy. Man, legend. No võt, ja järgmiseks kategooriaks on tõusev täht. See kategooria tunnustab neid striimijaid, kes on viimase aja jooksul kiiresti silma paistnud ja saavutanud märkimisväärse edu. Nad toovad värsket energiat, loovust ja kirge oma tegemistega. Järgmisena anname au sellele, kes on alles alustanud, kuid on juba teinud muljet avaldavaid edusamme. Aasta tõusev täht. Nominendid on Mõisnik. Sest ma saan klaviatuuri pealt särtsu muidu. Kelloks. Te tahate öelda, et ma tegin just suhkrut või? Stever. Lavelissiiga. Ja võitjaks on Mõisnik! Kas see vend võib tulla korraks, et ta saaks oma tähetunni ikkagi kätte? Ei tohi? Okei. Mina ei ole mõisnik. Puhtalt sellepärast, et ma olen 60 kilo kergem umbes. Aga ma mõtlen praegu, mida teeks mõisnik, kui ta oleks siin. Ilmselt selles olekus ta karjuks, ropendaks ja kui teda keelata, siis lubaks lõuga anda. Mina seda ei tee. Aga tema sõbrana kõrvalt nähes, kui palju ta vaeva näeb oma igapäevastes tegemistes, et see nüüd lõpuks kätte saada, siis ma usun, et ta on seda väärt ja jätkame tööga. Aitäh teile! Miks mul see kinnas on? Sest ma saan klaviatuuri pealt särtsu muidu. Sest tal ei ole kuskile mujal ennast romandada või ma ei tea, mingi teema sellega on. Ja siis ma saan särtsu oma klaviatuuri näppi, sellepärast mul on see kinnas käes. Sellega ei saa. Väga lihtne, loogiline. Kas see on sees? Mul ei olegi midagi öelda muud, kui see on eluvaata. Järgmiseks kategooriaks on parim naisstriimer. See kategooria tunnustab neid andekaid naisi, kes on oma erilise stiili, loovuse ja pühendumusega striimimise maailmas silma paistnud. Nad toovad oma kanalites esile mitte ainult tipptasemel oskused, vaid ka tugeva kohaloleku ja inspireerivad oma vaatajaid igal sammul. Aasta naistriimer nominendid on Helzia. Karms. Karms ehita sitamaja, palun. Katten. Ja võitjaks on Karms. No nii, mulle öeldi, et ma pean saatma video, kui ma kohale...
mingi süsteemi viga vist. No nii, mulle öeldi, et ma pean saatma Aha, kohe tuleb. Moment, kohe. Moment. Kaks momenti. 3 momenti. Ma ütlen midagi lõbusat. Lõbus. No nii, mulle öeldi, et ma pean saatma video, kui ma kohale ei ilmu, millest mul on väga-väga kahju. Aga kui te seda videot näete, siis ilmselt olen hääletatud aasta naisstreameriks. Ühesõnaga, ma ei hakka liiga pikalt jäppima. Ma tean, et tähelepanu tänapäeval on lühem kui mu kannatus ranked mängudes. Pisut uskumatu võit, arvestades, et mu striime näeb viimasel ajal nagu kuuvarjutust. Aga see varsti muutub, ma luban. Ma loodan. Igatahes suur aitäh mu kommuunile, mu moodidele ja kõigile teistele toetajatele, kelle tõttu ma siia punkti jõudsin. Et olgu see siis, ma ei tea, kas te usute minusse või te klikkisite suvaliselt. Vahet pole, I appreciate it, you're goated ja aitäh teile ja head pidu. No jah, nüüd on vist kindlasti vaja sitamaja. Et see on ka niuke su enda huvides vaata, suures pildis. No ei ole vaja neid õnnetusi rohkem, jah? Et kui sa soovid, siis tegelikult niuke võib-olla väike, miks mitte niuke normaalne peldik teha. Või sa paned peldikut ehitama või? Ei, ma lihtsalt pakun välja, et kui nagu see midagi väga keerulist saaks sitamaja. See on ainus, milleks ma hea olen. Karm, see ehita sitamaja, palun. Ei, no selles suhtes, no jah. Ütleme nii, et see on ikkagi, kuidas ma ütlen, kirik ja sitamaja on, millelt ikkagi inimene hakkama ei saa. Tõsi, eluks vajalik. Ma ei tea, kas ma olen eetris või? Võin rääkida, jah? Produktsioonimehed juba vabandavad ette ja taha, et Karms pidi täna kohal olema, aga kuna ta ei tulnud, siis meil siin viimase hetke muudatused olid sellised. Kas me võime muidu edasi minna või kuidas meil on? Ja nüüd oleme jõudnud meie viimase kategooria juurde. Võiks öelda, et kõige tähtsamasse kategooriasse, milleks on siis 2024. aasta striimer. See auhind läheb aasta striimer. Nominendid on. See auhind läheb striimijale, kes on oma talendi, pühendumuse ja panusega kogu aasta jooksul tõusnud esile kui üks valdkonna juhtivamaid tegijaid. Nüüd viimasena selgitame välja, kes saab selle prestiižse tiitli. Aasta striimer. Nominendid on Kelloks. Aitäh sulle, et sa päästsid mu elu. Näeme põrguväravates. Kodir. No nii, DJ on valmis. See on elu hetk. Steven. Tõusu näkid. Ja aasta striimer on, uskuge või mitte, aga 3 on kohtuseadus ja Kelloks. Ei ole midagi öelda. Parim Ista. Ei ole ju, kõik on hästi ju.
Ma enne andsin vale sulle, sa ise ka ei lugenud. Ühesõnaga, õige on kuskil seal laua peal. See on elu, vaata. Ei, see on elu. See tõestab seda, et ma ei ole metageimer. Ei, mul ei ole käsi nii palju. Ühesõnaga, see tõestab seda, et ma ei ole metageimer ja ma ei loe karikatelt, mis auhinna ma sain, sellepärast, et seda ei tohi anda nagu igastahes. Aasta striimeri auhind Kelloks. Ma olen 1,5 aastat striiminud ja ma tõesti ei oleks uskunud, et ma praegu seisan siin, kus ma seisan. Ma lihtsalt alustasin striimimist sellepärast, et mulle actually meeldib teha seda ja ma lihtsalt mängin, sest mulle meeldib mängida arvutiga. Ma mängiks neid mänge nagunii, ma lihtsalt panin kaamera tööle ja tundub, et ma mängin neid mänge lihtsalt hästi ja entertainivalt. Ma tahaks tänada oma fänne, ma tahaks tänada kõigi, kes mu ümber on, kõige rohkem iseennast, sellepärast, et ilma minuta ma ei oleks saanud seda võita. Aitäh! Aitäh sulle, et sa päästsid mu elu. Näeme põrguväravates. Miks see lahti ei tule? See tuli. Tärga vellu kohe! Ei järgne. No võt, selline see õhtu oli. Aitäh kõigile hääletajatele ja toetajatele. Ilma teieta ei oleks seda üritust võimalik korraldada. Sellel aastal osales hääletusel circa 4000 inimest, mis näitab, kui palju teid on, kes hoolivad, hindavad meie valdkonna parimaid. Teie toetus on olnud hindamatu ja aitas luua täna õhtul selle imelise sündmuse. Täname kõiki võitjaid, nominente, teie pühendumus, loovus ja kirg on toonud meid siia, kus täna õhtul saame üheskoos tähistada teie saavutusi. Iga üks teist on oma tegemistes unikaalne ja väärt tunnustust. Aitäh, et olete osa meie valdkonna arengust ja inspireerite meid kõiki. Täname ka kõiki, kes on täna õhtul kohal ja jagavad seda erilist hetke meiega. Õhtu lõpetab meeleolukas esitus DJ Heiki poolt, kelle muusika toob õhtule veel rohkem sära ja energiat. Aga enne, ma tean, et TV-poiss lööb mu hiljem maha, aga ma nüüd teen midagi, mida ma temaga kokku ei leppinud. Nii et TV-poiss pärast siis tünnis räägime. Aga üks moment. Ma juba saan sõimu, igaks juhuks mainin kõigile, et miski ei ole siin ilmas niisama, et juba vaikselt tuleb. Aga see nüüd on puusalt, ütlen ausalt, ma tahan omalt poolt, tahan tunnustada moderaatoreid ja suurtoetajaid, tänu kellele tänast õhtut tõesti ei oleks olnud võimalik mitte mingit pidi korraldada ega teha. Ja see hõlmab siis mitte nüüd ainult tänast õhtut, vaid see hõlmab siis tervet eelmist aastat, ehk siis 24. aastat. Ja kõigepealt siis alustame moderaatoritega. Võtame siit näiteks ühe ja esimene on mul siin Robertson. Aitäh sulle. Ma kaela ei hakka seda küll panema, aga kui tahad, võid panna ise. Järgmine moderaator, Commander Mosi. Suurt tänud sulle nende videotöötluste ja kõige muu eest.
ja järgmisena Seera, kelle ilma kelleta ei oleks vist TikToki, ma arvan, nii et... Järgmisena Revision on siin olemas kuskil. Nüüd järgmisena Liina. Ma ei tea, kas sa tahad tulla? Ei taha tulla? Okei. Sa võid tulla, nad ei näita. Seekord on niimoodi. Siis lisaks on veel tegelikult siin Henri, aplaus Henrile, keda täna ei ole kohal. Järgmisena on siin Tann, keda samamoodi kahjuks ei ole täna. Siis on siin Bullet, kes hetkel kaitseb Eesti Vabariiki. Siis on veel TV-poiss, kes tõenäoliselt istub seal bussis ja on näost punane minu peale praegu. Ja viimase moderaatorina Erks, kes üleval sööb midagi head tõenäoliselt. Nii et aitäh moderaatoritele. Suur tänu. Ja nüüd eelneva 2024. aasta 3 suurtoetajat. See ei ole nüüd järjekorras, aga esimesena Kalkun. Teiseks Kibu. Kibu tuli otse kaamera tagant, aga vähemalt tuli. Ja kolmandaks on nii Mortike, keda täna kahjuks ei ole, aga siiski suur tänu talle ka. Ja nüüd siis mõned lõpusõnad. Kohtume juba järgmisel aastal, et jagada parimatest parimale auhindu ja tähistada uusi saavutusi. Aitäh, et olite täna meiega ja näeme juba varsti.